hommikust jälle. 10. juuni on meil, kolmapäev ja alustasime siis jälle teekonda, et sealt oma kämpingust tulime ära. Väga mõnus kämping oli, Latavi kämping ja väga-väga mõnus ja eriti suur pluss oli, et see peremees ise neid paadiretkesi tegi, kus me eile saime käia ja nii et 10 punkti soovitan igal juhul. Aga täna me siis sõidame Musta mere äärde ja teekond viib meid siis siit Murigioli piirkonnast Mamaiasse, kus meil on öömaja. See on Constanta külje all kohe, nii et homme me saame Constanzas jalutada. Mamaia on rohkem selline rannapiirkondest. Ja me oleme nagu sõiduks valinud seekord sellise natuke väiksema tee, märgalade ääri mööda, järved ja mere ääres ja et mitte siis seda kiirteeda, kuna sõitu on meil nagu nii üsna vähe, et isegi mööda neid väiksemaid teid on ainult 147 kilomeetrit. Aga ja sinna Mamaiasse me jääme siis jälle 8 ööks. Aga see marsruut ise siis peaks olema selline maaliline, rahulik, looduslik ja kulgeb siis selliste väiksemate külade kõrval. Ja muidugi need külavaheteed võivad olla sellised kitsad ja auklikud. Aga siis sellega tuleb arvestada. Ja tee peale jääb meile siis Razimi järv vahepeal. Seal me teeme kindlasti peatuse ka seal Razimi järve ääres. Ja et see on Rumeenia suurim järv, 415 ruutkilomeetrit. Ja tegelikult see järv, see Razimi järv ei olegi otseselt järv, vaid ta on üks osa mingist laguunide süsteemist, mis on seotud siis Donau delta ja Musta mere rannikuga. Ja algselt kunagi see ei olnud üldse järv, vaid oligi circa 1000 aastat tagasi oli tegemist osaga Mustast merest. Vot. Ja Jurilovka külast peaks avanema parim vaade järvele ja Jurilovka külas on head kalarestoranid. Nii et me teeme seal Jurilovkas peatuse. Kas me sinna kala ka sööma lähme, seda juba otsustame jooksvalt siis. Et muidu see Jurilovka, et veel nii palju, et see Jurilovka küla on siis üks suurimaid Vene Lipovani vanausuliste kogukondi Rumeenias ja kalandus- ja turismikeskus siis. Nii et võt, sellised plaanid on tänaseks ja vaatame siis, mis päev toob. Näidata lihtsalt, kui ilusad need lillelised on need Rumeenia külad, et hästi palju on lilli teede ääres. Kõik aedade ääred ja kõik on niimoodi lilli täis istutud. Cum te simți după 3 luni fără Zara? Primul rând se vede pe ten. See jalasirutuspeatuse. Me oleme nüüd siis siin selle suure järve piirkonnas. Siuke ilus koht lihtsalt. Siin Razimi järve ääres Jurilovka külas, siin on see sadamaala nagu. Ja siit on siis paistab järvele. Kalarestorani juurde Navod, mida AI soovitas meil siin süüa grillitud kala koos küüslauguse kastmega. Kell on küll tegelikult meil söögiks väga vara, kell ei ole 11 veel. Aga tahaks kala maitsta, et äkki lähme ikkagi vaatama, sest et kell vähe on. Saime menüüd, tellisime siis nüüd grillitud karpkala ja stauriidi erinevad, et siis proovida mõlemaid. Ja praegu lihtsalt vett juurde ja muidugi siis nende selle küüslaugu kastme näis siis, kuidas see on. Ja see on siis karpkala, polenta ja siis selle küüslaugu kastmega, muidei on see kohalik ja siin on siis stauriid, polenta ja küüslaugu kastmega. Võt, nii et jääd isu meile. No nii, et söömas on nüüd käidud. Väga maitsev oli ja see küüslaugu kaste, see oli ikka ekstra klass, see oli selline hästi küüslaugune, aga samas seal oli ka muid maitseid, mitte ainult puhas küüslaugu. Väga hea oli. Ja nüüd siis
sõidame edasi Mamaia poole. Väga palju moone on siin tee ääres, et mõlemal pool teed on kogu aeg mooniväljad. Nii et Mamaia võtab meid nüüd. Me oleme põhimõtteliselt jõudnud Mamaiasse. Me oleme praegu selle osa peal, kus tegelikult meil on isegi Constanta on see Mamaia on nagu see linnaosa. Igal juhul me oleme peaaegu kohal. Me oleme praegu sellise osa peal, kus tegelikult meil on mõlemal pool meri, aga see ei paista siin välja, sest et siin on nii palju maju. Need on kõik peaaegu hotellid ilmselt. Siin on hästi palju hotelle, üksteise otsas kõik. Aga õige pea peaksime siis sama hotellini jõudma, umbes 6 minutit veel sõita ja siis vaatame, kas saame hotelli sisse või ei saa, sest tegelikult me oleme 2 tundi varem check-in'i ajast. Aga ma mõtlen, et lähme küsime ja uurime, äkki saame sisse. Check-in'i ära teha ilusti, sest et me jõudsime 2 tundi varem, aga lubati meid kenasti sisse, saime oma võtme kätte, tuba on 4. korrusel. Nii et lähme vaatame, meie see hotell iseenesest on siin, aga ma pärast näitan paremini, et auto saime siia alla ära parkida ja lähme vaatame kõigepealt toa üle ja siis saame edasi siis tegutseda. Vaatame kõigepealt elutuppa siis, see on siis siin, telekas on siin ja näed, selline istumise osa, päris suur elamine, ja tule meil on ikka korralik see köök ja pesumasin ja kõik asjad, me saame pesu pesta, me saame süüa teha täna. Väga äge. Lähen vaatan siis magamistuppa. Nii, magamistuba on siis selline. Tekke on jälle 1. Tuba siis päris korralik. Ja mulle tuli üllatusena see, et öeldi, et meil on hommikusöök ka hinna sees. Mina seda ei teadnud ausalt öeldes. Vot, nii et väga tore. Hakkame siis nautima. Merevaade, vaata kui ilus. Näed siis. Ja süüke. Nii et täitsa tundub täitsa meka praegu. Hotelli väljast ka näidata, et ennem ei saanud. Me tulime siia üle tee, et saab siis väljast ka näidata. Ja lähme nende kondlitega sõitma, et see on siis üks Mamaia kuulsamaid vaatamisväärse pidi olema, et umbes 2 kilomeetrit linna kohal ja avanevad siis suurepärased vaated. Tulime siis siia kondli peale, 15 € on edasi-tagasi see sõit. Ja siit siis avanevad ilusad vaated Mamaiale. Et see Mamaia on siis kõige tuntum ja glamuursem kuurort Rumeenia Mustamere rannikul ja asub ta siis otse Constanza linna kõrval. Ja pikk kitsas liivariba nagu on ta põhimõtteliselt selle Musta mere ja Siutkiooli järve vahel. Et ja ta on Mamaia randa peetakse ka siis Musta mere üheks parimaks rannaks, mis tõttu siis see ongi Rumeenia perede seas väga populaarne koht üldse. Joon on umbes 8 kilomeetrit pikk, liiv pidi olema selline peen ja hele ja meri läheb väga aeglaselt sügavaks, mis siis pidi tegema selle ujumise eriti mõnusaks. Ja suvel on siis siin tavaliselt 22–26 kraadi. Mõtlesin, et ma räägin veel ka ühe legendi, mis on siis Mamaia lähedal kadunud saarest. Et legend räägib siis seda, et kunagi oli ranniku lähedal väike liivane saar, kus kalurid siis öösiti peatusid. Seal süüdati siis lõkkeid, parandati võrke ja saar oli olnud muidugi populaarne ka piraatide ja salakaubavedajate peidupaigana. Ja ühel sügisel aga tõusis Musta merel erakordselt tugev torm, lained murdusid üle saare ja tuul uhtus liiva minema. Ja hommikuks oligi saar kadunud. Kalurid ütlesid hiljem naljatades, et meri võttis saare tagasi, kuna see oligi ainult korraks laenatud.
tänapäeval arvavad aga geoloogid, et sellised liivasaared tekivad ja kaovadki Musta mere rannikul üsna kiiresti. Nii et legend võibki tegelikult põhineda päris sündmustel. Veel üks huvitav asi on see, et see Mamaia rand on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud, et ta muutub nagu iga aastaga pikemaks. Et selle taga on suur rannakaitseprojekt, et mis viidi siis Musta mere rannikul läbi, et varasemalt oli probleemiks, et merelained kandsid aastaid liiva minema ja rand muutus järjest kitsamaks. Ja lahendusena tehti siis suur rannakaitseprojekt. Merepõhjast pumbati miljoneid tonne liiva, liiv viidi randa, et seda laiendada ja ehitati vee alla lainemurdjad, mis väheldavad siis seda erosiooni. Ja tulemuseks on mõnes kohas nüüd rand siis kuni 100–200 meetrit laiem kui varem ja palju rohkem ruumi on siis rannatoolidele ja jalutamiseks. Ma ei saa jahmerdada. Jahmerdad. Rahat tuleks korda panna. Hirmsa uniku ühes. Saab tippi anda igale pool. Ja proveerike seda dollari. Tulime korra siis siia Musta mere äärde siia ka mereranda ühesõnaga. Päris vaatama, aga praegu on kõik siin alles kinni, nagu pole vist hooaeg avatud. Et pole siin miskit erilist praegu. On küsimus, et miks Must meri on must. Et siis see on sellepärast, et üks vana meremehe selgitus ütleb, et meri sai oma nime tormide järgi, et kui tugev tuul tõusis, siis muutus vee värv sügavaks tumedaks ehk peaaegu mustaks. Kreeka meremehed nimetasid seda alguses isegi Akseinos Pontos, mis tähendab ebasõbralikku merd. Aga hiljem siis kreeklased, kui nad siia rannikule oma kolooniaid rajasid, siis see ütlus muutus siis natukene optimistlikumaks ja leebemaks ehk Akseinos Pontos ehk külalislahke meri. Aga tegelikult siis teine seletus on selline keemia valdkonnast ehk sügaval vee all on palju vesiniksulfiidi, mis siis muudab metallid mustaks. Vanad ankrud ja esemed, mis merest on välja toodud, olid sageli siis täiesti mustaks tõmbunud. Teeme siit siis endale magneti poest. Ja siin on siuke jalakäijate ala, et siuksed poekesed ja nüüd lähme siis uuesti tagasi Kondliga, sõidame enda hotelli juurde tagasi. Saime jälle Kondli peale ja sõidame siis oma hotelli juurde tagasi. Et ma sellest Mustast merest siis nii palju veel mõtlesin rääkida, et seda Musta merd peetakse ka maailma üheks erilisemaks mereks. Ja seda seetõttu, et see säilitab väidetavalt uppunud laevu. Ehk et umbes 200 meetri sügavusest allpool pole peaaegu siis enam üldse hapnikku ja seal elavad vaid bakterid, mis taluvad vesiniksulfiidi. Ja selle tulemuseks on siis ka see, et ka puidust laevavrakid ei lagune. Ja köied ja mastid, isegi roolid võivad säilida tuhandeid aastaid. Et näiteks 2018. aastal leiti 2400 aastat vana Kreeka kaubalaev, mis oli siis täiesti terve. Ja lisaks on siis näiteks teada ka üks vana Musta mere piirkonna vana meremehe jutt, et 17. sajandil olevat siis merel tegutsenud piraadid, kes ründasid osmanite ja kaupmeeste laevu. Ja legendi järgi siis räägitakse ühest suurest röövretkest, kui piraadid ründasid Donau suudme lähedalt suurt kaubalaeva, mis oli teel Konstantinoopolisse. Ja see laev olevat vedanud siis kuldmünte, kalliskive, siidi, vürtsi idast. Ja saak oli nii suur, et piraadid otsustasid selle ajutiselt peita Donau delta labürinti. Piraadid sõitsid siis sügavale delta kanalitesse piirkonnas, mida tänapäeval siis tuntaksegi Donau delta nime all.
ja peitsid laeva sinna roostikku ja väikeste saarte vahele ning uputasid osa lastist, et see siis hiljem nagu üles tõsta. Ja seejärel joonistasid kaardi, mille järgi siis saare hiljem üles leida. Aga enne kui nad tagasi jõudsid, tabas piirkonda tohutu torm Mustalt merelt. Ja tormi ajal olevat vesi tõusnud nii kiiresti, kanalite kuju muutus ja roostikud liikusid ja uued liivasaared tekkisid. Ehk siis kui piraadid mõne aja pärast tagasi tulid, et ei leidnud nadki seda oma peidukohta enam üldse ülesse. Ja delta oli täiesti muutunud ja tänaseni siis räägitakse, et kusagil delta mudas lebab mingi vana laev siis, kus on kastid ja kuldmüldid ja kalliskivid. Aga kohalikud kalurid räägivad, et ka tänapäeval ongi siis võrku sattunud vanu münte ja põhjast on leitud roostes ankruid. Mudast tuleb ka vana puitu välja, aga sellist seda aaret ei ole nüüd küll keegi siis leidnud. Aga huvitav, et inimesi ujumas, et tegelikult on jumala soe ja olav on nagu rannad on kõik ujada. Täna hakkame õhtusöögiks tegema, et me ostsime kohalikku, see on see mitsi, see on Rumeenia rahvuslikud need vorstid, mis me siis paneme ahju. Ja lisaks on meil mingid sellised kartulid, et need on ka Rumeenia mingid, ma ei tea, mis ürtide ja õlide ja asjadega kokku tehtud, et paneme siis ahju ja vaatame, kas kõlbavad. Et me oleme juba mõningaid neid rahvuslikke toite siin söönud, et eile me sõime neid mingeid sarmaaled. Ja see sarmaale on siis nagu põhimõtteliselt kapsalehe siis pandud hakkliha ja riis. Nagu oleks meie kapsarullid, aga välimuselt on pisut pisemad. Et meie ahi ei tööta ja siis anti meile vastasapartment. Ka öeldi niimoodi, et me võime kohe mõlemad kasutada, kui tahame. See on samasugune magamistuba ja siin on siis samamoodi köök ja elutuba ja siin siis pliit töötab. Nii et nüüd paneme siia ahju siis oma toidu ja saame siis siin oma toidu valmis teha. Eks ju? Looju päike on meil siin rõdult nii ilusti paistab. Nii äge. Ja luiged on meil siin ujuvad. Kaob sinna maja nurga taha küll ära, aga jälle. Meil on neljapäev, 11. juuni ja täna me oleme siis Konstantsas. Et hommikusöök on meil kenasti söödud, saime hotellis süüa, äkki homme hommikul näitan teile ka, mida siis siin süüa antakse. Ja praegu me võtsime Bolti ja tulime Boltiga siis siia Konstantsa kasiino juurde hetkel. Kasiino ise on siin. Aga see Konstantsa linn ise on siis Musta mere ajalooliseks väravaks peetakse teda. Ja tegemist on Rumeenia vanima pidevalt asustatud linnaga. Musta mere rannikul väga olulise sadamalinnaga. See sadama on ka siin kohe siin samas, et oli juba näha. Ja linn asutati juba umbes 2600 aastat tagasi, kui siia rajasid siis koloonia Kreeka kaupmehed. Ja antiikajal kandis linn nime Tomis ja see oli oluline kaubanduskoht Musta mere ääres. Et siin ristusid siis Balkanite, Anatoolia, Donau kaubateid ja ka täna on see Rumeenia suurim vaatamisväärsus. On siis see Konstantsa kasiino, mis on siis kuulus ja natuke müstiline ja see on linna kõige kuulsam hoone ja tõeline sümbol siis ja ehitatud 1910. aastal ja jugendstiilis Art Nouveau ja hoone seisab siis ise otse Musta mere kaljul. Kunagi käisid siin Euroopa aristokraadid ja jõukad kaupmehed, toimusid pallid, tantsuõhtud ja tehti ka siis kõrgeid panuseid loomulikult. Nüüd siis seda hoonet siin renoveeritakse. Et mingi legendi järgi oli siin kunagi üks jõukas kaupmees olnud, kes tegi väga kõrgeid panuseid kasiinos. Kaotas loomulikult ja kõndis siit otse merre ja rohkem teda pole nähtud. Ilus hoone muidugi, nüüd nad renoveerivad seda siis sinna. Aga siin on vist mingi võimalus sisse ka pääseda, et
Ei, vist ei ole. Ei ole või? Lähme uurime. Saimegi siis siia kenasti sisse, siia kasiinosse, et siin saab siis nüüd ringi vaadata. Vitraažid. Siin muuseumis või siin kasiinos sees muuseum, et siin on nende kuningannast on siis siin jutud ja väljapanekud. Siin on need kuninganna vannitoa nõud ja siin on pool on siis siin on mis kuningannat ennast ka näha. Kuninganna Mariist käib siis juttu. Oli siin Rumeenias. Riise on siis selline ta on. Kasiino makett veel näha. Praegu me oleme selles osas, kus on siis seda kasiino ajalugu. On siis siinpool. Siin pidusi korraldati ja kõrgseltskond siin pidutses ja toimetas. Nüüd oleme nagu vee all mingis sellises ruumis. Musta mere põhjal. Päris huvitavalt tehtud kõik. Äge. Meil käidud. Siin on see Konstantsa sadamaala ja promenaad jälle. Ja nüüd lähme siis edasi linna peale kogu. See on siis Püha Peetruse ja Pauluse katedraal. Ehitatud 19. sajandi lõpus ja siin sees on siis kaunid freskod. Ja lihtsalt see asukoht on jälle, et on siis Musta mere kaljusel kaldal asub ja siuke ilus katedraal. Jälle väga uhke on seest see katedraal. Mõistlik vist on, ne? Freskod, millest ma rääkisin, et kaunid freskod on siin sees. On meil siis näha suur mošee, et liigume siis sinna mošee poole. Et mošee on siis ehitatud ka 1910. aastal Rumeenia kuningas Karol I tellimusel. Ja tegemist on siis Ottomani stiilis arhitektuuriga. Ja sinna minaretti peaks saama üles ka ronida, et 140 trepiastet. Et saada siis vaade linnale. Vaatame, kas viitsime. Pigem siinpool, et me ennem olime mošee taga. Ja üles me siis ronisime 140 trepiastet. Võttis veits hingeldama. Aga no vaade korvab selle siis. Et seal on see kasiino, seesama näha, kust me tulime. Ja siis see Peeter Pauli katedraal ka. Aha.
Viiduse väljak, sinna me siis peaksime järgmisena minema. Väljaku näol on siis tegemist linna keskse ajaloolise väljakuga ja siin seisab siis ka Rooma poeedile Ovid pühendatud kuju, peaks siis see seal olema. Ja tema siis saadeti siia pagendusse Rooma keisri poolt. Ja legend räägib, et poeet vihkas alguses seda kauget sadamalinna, aga õppis aja jooksul siis Konstantsat väga armastama. Nüüd siis oleme all siin Ovidiuse väljakul. Niisugused ilusad hooned. Väikse peatuse. Me oleme sellises kohas ja praegu toodi meile joogid, aga tegelikult me tellisime papanasisi, veits läheb aega, öeldi, et 30-40 minutit nad teevad nüüd siin koha peal ja need peaks siis olema Rumeenia rahvuslik magustoit, praetud pannkoogid, hapukoore ja moosiga. Saame näha. Toodi meile meie magustoidud, sest need on siis nüüd need papanasid, mis on siis käsitsi valmistatud praetud kohupiimapallid, hapukoore ja moosiga. Nii et head isu meile. Käisime siis söömas ära, kõhud on nüüd täis. See 2 papanasit ja 2 õlut läks meil siis umbes 25 eurot maksma, 132 leid. Jõudsime siis siia Rooma mosaiigi juurde. See on siis Rooma mosaiikide kompleks, mis on siis üks suurimaid antiikseid mosaiike Euroopas. Siin lõhnab nii hästi, ma ei tea, need roosid või mis siin lõhnab, aga jube hästi lõhnab igal juhul. Need siis umbes 4. sajandist ja selle pindala oli algselt üle 2000 ruutmeetri. Ja tegemist on siis osaga antiiksest kaubanduskeskusest. Siin peaks tegelikult olema ka mingi mosaiikpõrand, sest tegelikult, mis siis ühendas linna sadama ladudega ja kus siis kaupmehed oma kaupas ladustasid ja hoiustasid. Põrand on ilmselt arheoloogia muuseumis sees. Et me sinna arheoloogia muuseumisse tegelikult minna ei viitsi, et siis piirdume sellega, mis siin näha on. Aga tundub, et meil see Konstantsa vanalinna osa on nagu käidud ja nüüd me siis plaan on ilmselt, me peaksime jälle Bolti kasutama ja minema delfinaariumisse. Nii et tundub, et võtame sellise tee siis ette. Jõudsime delfinaariumi juurde, katsume nüüd piletit leida ja vaatame edasi. Delfiinide show'ni iseenesest on 2 tundi aega, et me ei ole päris veendunud, et me siin nii kaua viitsime olla. Et kas me ootame selle ära, et lähme vaatame niisama ringi, mingi minisoo pidi siin olema, me vaatame seda ja siin ujub. Äkki läheb siia. Pika sabaga on küll ilus, suure sabaga. See on taga. Jah. Ei saa. On võimsad suured ägedad. On jah. Vaata nüüd teda siis. Ta otsustas sinna ronida niimoodi. Näed? Kiisud puuris.
hiilib nagu püüaks midagi või kedagi. Jaa. Ei tea. Sina puuris oled? Kes sinu puuri pani siis? Juurde. Aga noored oled siis ametised, sinised sarved. Need on rohkem nagu koduloomad, hobused ja koerad ja kassid ja lambad ja kitsed. Nagu kõik on siuksed pigem nagu koduloomad. Sarved on küll usked. See on jää jooksuaeg vist. Just jah. Kuidagi soe siin on. Nagu see tropika. Mikroreservaadis siis on meil see tiir peale tehtud ja kell pole veel 2. See tähendab, et me ei jää ilmselt seda delfiinide show'd ootama, on ju. Jaa. Et meil on vaja siit nüüd koju jalutada. Sinna on meil siis üle 2 kilomeetri oli vist. Jah. Et jalutame sinna ja siis saab tänase päeva nagu selles mõttes otsad kokku tõmmata, natuke puhkama hakata ja on nii. Jah. Jah, just.